Mina räägin siis sellisest uurimisrühmast nagu keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia uurimisrühm, millega me siis oleme tegelenud ja võib-olla siis keskendun kõige rohkem sellele, mitte võib-olla, vaid kindlasti keskendun kõige rohkem sellele, millega me praegu tegeleme ja annan ka sellise väikse, plaanidest väikese ülevaate. Kõigepealt ka uurimisrühmast pisut, et see on selline uurimisrühm, mis on olnud muutumas, on pidevas muutumises, ka nimi on muutunud, inimesed on muutunud. Alguse sai see, keemiatehnika õppetoolist enne siis 2017. aastat, siis kui toimus instituutide ühinemine 2017. aasta alguses, siis tekkis Keemiatehnika Teadus- ja Arenduskeskus, mille juht tollal oli professor Vahuroja, siis 2020 aasta võtsin ma selle arenduskeskuse juhtimise üle, seejärel vahepeal oli uurimisrühma nimi kütuse- ja õhuemissioonide teadus- ja katselabor, ja nüüd käesoleva aasta 1. maist on see siis keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia uurimisrühm. Ehk et uurimisrühma nimi ühtib põhimõtteliselt bakalaureuse õppekava nimetusega. Millega tegeleti varem? Mina ise tegelikkuses selle, keemiatehnika õppetooli ja sellega liitusin aktiivselt 2011 pärast doktorikraadi kaitsmist ja selle siis tollal tegelesime me õlikivi ehk põlevkivi uurimisega ja põlevkivist saadava siis pürolüüsiõli omaduste määramisega. Tuli sisse ka, selline populaarne temaatika nagu masinõpe, tänapäeval ei saa sellest üle ega ümber, kus me siis kasutades infrapunaspektreid ja siis õlifraktsioonidele eksperimentaalselt määratud omadusi püüdsime siis ennustada tundmatule õlifraktsioonile tema omadusi. Et sellel teemal kaitsti ka doktoritöö ja tulemused olid ilusad. Ja selle teema jätkuks, me jätkame selle teemaga, et natuke hiljem siis ma räägin lähemalt, mismoodi ja kuidas. Nii nagu ma ütlesin, et meil uurimisrühm on olnud pidevas muutumises ja muutub, siis erinevalt Annast mul ei olnud siia ilusat pilti panna ja ma ei hakanud ka panema siia eraldi pilte. Võib-olla kõige parem näide muutumisest on see, et täna umbes tund ja 20 minutit tagasi maandus Tallinna lennujaamas uus järeldoktor, ma loodan, et ta maandus. Aga põhimõtteliselt uurimisrühmas on ametlikult siis nimekirjas Mihkel Koel, siis rohkem 2 inimest, kes siis rohkem õppetööle panustavad, hea kolleeg Inna Kaamenev, lektor Jelena Veressinina ja siis veel teadur Kadri Andam. Ja ametlikult on ka nimekirjas siis 4 doktorant nooremteadurit, aga kes võib-olla pani Alar Konisti hommikusest loengust tähele, siis ta ütles, et meil päris paljud teemad erinevate uurimisrühmade vahel on läbi põimunud ja ma arvan, selles mõttes ma olen ka käesoleva siis sessiooni ajal paigutatud õigesti, et keskele. Ehk et ma tegelen, meil on ühisosa Anna Volkovaga, meil on väga suur ühisosa Alar Konisti uurimisteemadega. Ja tegelikult me ka siis Alariga niimoodi jagame doktorante ilusti, et selles mõttes, et koos juhendame neid. Nii, nüüd üks asi, mida on juba ka mainitud, et see
uurimisrühma, mina kui siis uurimisrühma juht, et vastutan siis riikliku keemiatehnika professuuri eest, et sellest räägiti ka varem siin juba, ja miks ma selle slaidi tõin? Ma tõin ta välja sellepärast, et siin, kui ma õigesti mäletan, 2022 aastal toimus see nii-öelda evalveerimine, siis toodi välja seal mõningad parendusvaldkonnad, et peaksime suurendama rahvusvahelist koostööd, ehk siis mina peaksin suurendama, ja peaksime siis ka tagama nii-öelda rohkem rahastust, sellele tähelepanu rohkem pöörama. Et ega see loomulikult ei tulnud üllatusena, et need, kes teaduses on tegelenud, teavad, eks ole, et kahjuks on vaja inimestele palka maksta, kuigi ma olen päris kindel, et enamus meie teadlaseid väga rõõmsalt töötaksid ka hulga väiksema summa eest, peaasi, et töö on põnev. Ma loodan, et see on nii. Aga ühesõnaga, mis ma tooksin välja siin, võib-olla sellised peamised valdkonnad, millega me oleme siis tegelenud alates siis 2020. aastast ja millega me siis kindlasti ka edasi tegeleme. Üks projekt, millest ma siis räägin ka natuke pikemalt, on seesama esimene projekt või teema soojusenergia salvestamine, et seal on siis Eesti Teadusagentuuri rahastatav rühmagrant, mis hetkel on nüüd varsti saab 3 aastat läbi, et kui kõik hästi läheb, siis lubatakse veel 2 aastat selle teemaga tegeleda. Et see nüüd natukene ühtib Anna Volkova temaatikaga ja meil on kindlasti plaanis ka seal teatud selline reaalne koostöö. Siis teema, mis on ka läbi jooksnud, vesi, et siin me oleme, ma loodan, olnud nii-öelda arvestatav ja hea partner Enefit Powerile, oleme tegelenud nende probleemidega. Siis kindlasti termokeemilised protsessid, nii plastijäätmete kui ka siis teiste orgaanikat sisaldavate ainete siis töötlemine ja nende töötlemise saaduste produktide karakteriseerimine. Ja siis üks teema, mis on ka läbi käinud korduvalt täna, on süsihappegaas, sellega seonduv siis CO2 püüdmine ja CO2 kasutamise temaatika. Ja kindlasti põlevkivi, ma toon selle eraldi välja. Aga nüüd ma räägiks natuke lähemalt selle Eesti Teadusagentuuri projektist, mis meil on siis soojusenergia salvestamise vallas, et projekti üldine eesmärk on siis selline suur ja ilus keskkonna hoidliku ja taastuvenergia tulevikku panustamine, et siis vähendada heitsoojust ja soojussaastet. Aga nüüd reaalsemalt siis tegeleme me joonsete vedelikega seal ja nende joonsete vedelike omaduste mõõtmisega ja tegelikult ka siis nende omaduste ennustamisega. Ja ütleme nii, et meie ideaalne eesmärk oleks siis leida selline aine, millel oleks väga suur sulamissoojus, väga stabiilne, väga keskkonnasõbralik ja väga odav. Suured eesmärgid. Nüüd täpsemalt selle teema all siis ütleme, hetkel on käsil siis 3 suunda, millega siis tegelevad erinevad doktorandid. Et siin ma tooksin eraldi välja siis Liisa-Maria Kaljusmaa, kes minge kindlasti kuulama ka tema ettekannet, kes siis
tegeleb prootiliste ioonsete vedelike omadustega ja nende termilise käitumisega, et ta on võtnud ette teatud valiku neid ioonseid vedelikke ja väga põhjalikult need läbi töötanud, nii nende, termiline käitumine, nende omadused ja ka kationide ja anioonide, millest siis need ioonsed vedelikud koosnevad, nende siis mõju omadustele ja vastastikmõju. Siin me oleme teinud just tänu Liisa-Mariale väga head koostööd Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi, kes ta siis on, järeldoktorantteadur Kasja, ma seda välja ei hakka hääldama, me kutsume teda Kasjaks, ja siis vanemteadur Indrek Reile, kelle isa muide on Keemiatehnika Instituudi vilistlane ja endine töötaja, oli. Nii, et ja lisaks siis jätkame neid uuringuid, aururõhkude alaseid uuringuid ja oleme siis ioonsete vedelike aururõhkude määramine siis meie laboris kunagi põhjalikult uuritud metoodika alusel. Siin on olnud ka väga tublid abilised, üks suisa nime järgi väga tubli, kes on meie enda siis bakalaureuse õppes, hetkel Diandra Tubli ja Sander Lillepea, et väga suur tänu neile suure töö eest. Nii, teiseks, et mainitud juba masinõpe ja siis masinõppe rakendamine ioonsete vedelike omaduste hindamisel, et see oli kohe alguses projektis, oli meil see plaan, sellega tegelikult alustas ka Liisa-Maria, aga siis selgus, et selleks, et nii-öelda tavalisi neid masinõppe algoritme või närvivõrkude algoritme kasutada, on meil vaja tohutult suuri andmemassiive ja neid lihtsalt ei ole kuskilt võtta nendele ainetele. Ja siis juhtus nii, et käisin konverentsil ja sattusin seal kokku ühe teaduriga Portugalist, Dinis Sabranches, ja sealt tekkis selline äratundmine, et me võiks koos midagi teha selles vallas ja nüüd me juhendame siis koos doktoranti Pavanit ja tema on siis teinud praeguseks hetkeks ülevaate sellest, et mida üldse selles ioonsete vedelike vallas ja masinõppega seotult on siis maailmas tehtud ja selle nii-öelda ülevaate artikli põhjal, mille me loodetavasti siin lähinädalatel saame avaldamisele saata, selgub, et tegelikult päris palju on teha, päris palju on puudujääke ja võib-olla milles meie nii-öelda planeeritava uuringu erinevus seisneb, on see, et kui me vaatame kirjandust, siis väga palju kasutatakse närvivõrke nende ainete omaduste hindamisel. Meie lähenemine on midagi muud, Gaussi protsesside põhine, mida me tahame rakendada. Miks? Eile ma just Pavaniga rääkisin, ta ütles, et ta toob hea võrdluse, ma toon ka võrdluse. Et teistsuguse natuke, et närvivõrkude kasutamine omaduse hindamiseks võiks olla sama, kui näiteks lennukiga lennata Tallinnast Keilasse läbi Pariisi. Kulub tohutult aega ja tohutult ressursse. Gaussi protsessid, need on midagi sellist, kui sõidame sellesama Tallinnast Keilasse, aga rongiga näiteks. Palju kiiremini ja palju vähem ressurssi kulutame. Nii. Ja nüüd kolmas valdkond selle projekti all on siis, millega tegeleb doktorant Naumann, on siis süvaeutektilised lahused, mida siis paljud ka
käsitlevad kui ioonseid vedelikke, siin on eriarvamusi, aga tema siis tegeleb samuti nende süvaeutektiliste lahuste sünteesiga, omaduste eksperimentaalse määramisega ja siin me teeme ka koostööd nii Diniz Abranchesega kui ka Brasiiliast São Carlose ülikoolist professor Khalil Bernardinoga, kes siis tegeleb molekulaardünaamiliste arvutustega. Selleks, et vaadata, et kas meie eksperimendid on õiged ja selgitada, et miks need tulemused on sellised, nagu me neid näeme. Ja lisaks siin tulevad mängu nanoosakesed, millega me püüame täiendavalt omadusi parandada, et palju populaarseid sõnu. Ja ma loodan, et väga huvitavad tulemused tulevad siit. Nii, et üks projekt, millele võib-olla väikest viisi tähelepanu pööraks, see algab käesoleva aasta detsembris, et see on siis minul konkreetselt esimene rahvusvaheline projekt ja on siis seotud jällegi soojusenergia salvestamisega, küll aga kõrgtemperatuurse soojusenergia salvestamisega. Ja tegelikkuses seal projekti mõte on siis see, et kasutada ära olemasolevaid keevkihtkatlaid, selleks et siis taastuvenergiast saadavat elektrit, mida meil võib teatud hetkedel palju üle olla, kasutada siis, salvestada soojusenergiasse ja pärast sellest vajadusel uuesti elektrienergiat toota. Nii, lisaks, ma mainisin põlevkivi. Põlevkivi on asi, millega me tegeleme, aga ka ja kindlasti ka plast on võib-olla üks märksõna. Ja siin on meil tegelikult hetkel veel täiendaval arendamisel selline suurem võimekus, et hakata siis suuremates kogustes nii erinevaid pürolüüsiprodukte tootma ja siis hakata uurima seda, et kas neist saab vesinikku rohkem toota, kas neist saab väävlit näiteks eraldada, mis on teatud põlevkivide puhul oluline, või kas nendest tahketest jääkidest saame näiteks mingisuguseid metalle eraldada. Ja ma põgusalt, see nüüd ei ole otseselt, see ei ole nüüd teadusprojekt, aga ta tegelikult kaudselt toetab teadustegevust, see on siis meie noorte, meie järelkasvu kasvatamine. Me näeme siin tulemusi, kas need on nüüd sellest projektist tingitud või üldiselt insenerihariduse populaarsuse kasvust, aga meie tudengite arv on siin viimastel aastatel kasvanud. Me oleme ammendamas oma seda võimekust neid vastu võtta, et me ei saa oluliselt seda vastuvõtunumbrit hetkel tõsta seoses laboratoorse baasiga, aga kindlasti me teeme ka, panustame sellesse, et see võimekus kasvaks. Ja selle projekti raames me püüame siis tõsta ka enda kvaliteeti ja kindlasti Anna mainis ühte õpikut, et ka selle projekti raames me siis püüame keemiatehnika valdkonna erialast sõnavara säilitada. Nii, ja siin on veel üks teine järelkasvule suunatud programm, nooreinseneri programm, mis on siis teaduse ja valdkonna tutvustamine keskkooliõpilastele ja siis ka meie, bakalaureuse õppekava tutvustamine. Et need fotod on siin möödunud nädalavahetusest. Ja viimane slaid, et ma olen jälle ajast üle läinud, nii. Et ma siin paar päeva tagasi, kui ma siis sain teada, et ma pean ka ajaloost rääkima, et siis ma hakkasin igasugu memuaare otsima ja leidsin Juha Kallase, meie Keemiatehnika Instituudi endise siis direktori või juhataja sellise memuaarid ja tema tõi välja, see on siis
2011. aastast, et me peaksime uurima siis CFD-d, Computational Fluid Dynamics, ehk eesti keeles ta võiks olla siis, ütlen ühe koleda sõna, mida füüsikaõpikutes kasutatakse, vooliste arvutuslik dünaamika, no jah, ühesõnaga, gaaside ja vedelike siis arvutuslik dünaamika ja siis ka nähtuste modelleerimine molekulide tasemel. Et need on asjad, millega me tegeleme, hakkame projektides tegelema ja plaanime ka edaspidi tegeleda, et need on siis praeguseks hetkeks sellel aastal sisse antud taotlused, et siis rahastada meie edasisi tegevusi. Et loodetavasti nii mõnigi nendest osutub edukaks. Nii, suur tänu!